talvised tervitused sulle, ma tulen jälle sinu poole uue videoga, sest et täna ma sain jälle uue ülesande, millest ma siis video teen. Ja seoses Ohtude saare multikaga tuleb mul iga kuu üks ülesanne, mida ma pean siis täitma, mis on kuidagi selle looga seotud, nende tegelastega seotud. Ja seekord ma võin öelda, minu päev hakkas vägagi huvitavalt. Ma olin parasjagu enda arvutis ja ma mängisin Robloxi. See on nagu lastemäng, eks ju. Ma olen täiesti suur inimene, aga kuidagi mu õde viis mind sinna, nii et ma hakkasin Robloxi mängima ja ma mängin alati kõige igavamat mängu. Okei, see on lihtsalt üks arvutimäng, on ju. Ja järsku ma tunnen kärsalõhna. Ja siis mul tuli meelde, ma panin ju ahju croissantid. Ma jooksin kiiresti kööki, et näha, mis minu croissantidest on saanud ja muidugi olid need täiesti läbi kõrbenud ja ütleme nii, et neid süüa ei saanud. Ma aga murdsin selle saiakese lahti ja üllatus, ühest saiakesest tuli välja minu järgmine ülesanne. Ja sellel paberil on siis kirjas, Nele, sinu eelmises ülesandes ebaõnnestusid tule tegemisel. Süüta tuli lõkkekohas. Ma näen, et siin on ainult 3 puud. Kus see leek on? Tänases treeningpäevas pead oskama end tule eest kaitsta. Veedad 1 päeva tuletõrjujana. Sind oodatakse Hiiumaa Kärdla päästekomandos. Enne lahkumist tee kindlaks, et sinu kodu on tuleohutu. Mis tähendab siis, et minu päev algab kohe sellega, et minust saab ootamatult tuletõrjuja. Ma natukene ju tean küll tuleohutusest, sest et just talvisel ajal on need tulekahjud hästi ulatuslikud võivad olla, sest et palju on kütmist, eks ju. Et ma teen nüüd enda kodu, vaatan kõik üle ja siis ma lähen sinna päästekomandosse ja ilmselt pannakse mind kuidagi proovile ja tehakse mingeid katseid või ma ei tea. Väga põnev, samas ma olen närvis. Ma näen, et siia padja alla läheb üks juhe ja siit padja alt tuleb välja mobiil. See padja all mobiil võib üle kuumeneda ja siis ka halvimal juhul põlema minna. Nii et ma jätan selle siia peale. Ma olen nüüd kõik ära kontrollinud ja nüüd ma liigun siis sinna tuletõrjujate poole ja ma teen selle proovi õppepäeva ära. Õues on väga külm, nii et ma panen ennast pakin kohe paksult riidesse. Õuk, let's go! Et ja koer, sul on tuduaeg. Elli nii väga tahaks kaasa tulla. Aga ma ei võta teda, sest see läheb liiga keeruliseks. Noh, jää on maas. Ma lähen rattaga. Ja ma olen juba paar korda rattaga känaga käinud, sest lihtsalt nii libe on. Nüüd ma sinnapoole liigun. Kärdla on väga vaikne, eriti talvisel ajal. Nii et ma saan siin rahulikult nagu chillida, sõita nagu sinna kohale. Praegu läks see värav lahti. Tavaliselt on see värav kogu aeg kinni. Võib-olla nad kuskilt uksest nägid, et ma tulen. Igatahes see värav on nüüd lahti. Kirja järgi on siis nii, et mind juba oodatakse siin ja teatakse, et ma tulen. Ja siis tehakse mulle selline proovi õppepäev. Et ma teaksin ka, mis tähendab ühe tuletõrjuja töö. Nii, mul on tunne, et ma olen täiesti õiges kohas. Tere! Kuna täna sa oled meeskonna liige, siis siia oleme sulle valmis pannud varustuse. Ja mis tuletõrjujal siis vaja on saapad, püksid, jope, kindad, on liiklusavari jaoks ja on siis tule kustutamiseks. Siis on kindlasti kiivrisukk, pead tuleb kaitsta ja põhiline peakaitse asi on kiiver siis. No vägev.
nii, ma sain nüüd selle suure skafandri endale selga. Muidugi tuletõrjujal peab see käima 1 minutiga. Nüüd me teeme siis ühe võistluse. Kas te olete valmis? Tähelepanu, valmis olla, läks! Siis see läheb ju tuletõrje alla. Siimul oli 33. Nad tegid mulle praegu näiteks ette, kuidas käib siis tulekahju kohta jõudmisel, kuidas peab käituma, et kuidas need voolikud nagu välja saada. See käis kõik nii kiiresti, et siin on ikka vaja palju enne harjutada, et kuidagi jõuda seda asja teha. Minu ülesanne on siis praegu võtta hooga, võt selline asi. Siit tuleb nagu see vesi on ja pean viima selle sinna. Ja siis ühendatakse ära teise voolikuga, millest hakkab see vesi tulema. Ja siis ma pean keerama siit selle vee lahti. Ja siis ma saan hakata vett laskma tulekahjule peale. Noh, ma ei tea. Kiiruse peale ma seda muidugi ei tee, sest et see on võimatu minu jaoks praegu. Ei oska siin mitte midagi. Okei, proovime. Kui raske sellega on. Ma sain nüüd igatahes selle vooliku veetud, kuidagi viisi sain kokku panna selle teise vooliku ja nüüd ma saan proovida, kuidas on seda vett ka pursatada nagu elevant. See kiiver on nii suur. See on lihtne lihtsalt, tõmbad siit selle lahti ja siit saab nagu tahad seda vesikut või siis lased. Ja me anname sulle natukene siis survet ka, et siis tunned, kuidas see hakkab taha minema, nii et hoia siis nagu niimoodi. Aga kas on võimalus, et ma tõusen õhku ka? Ei ole. Okei. Nii palju ei saa. Nii, mul on nüüd see voolik, eks ju. See peab tulema mingi väga suure survega, et ma pean nagu väga jalgadega tugev olema. Okei, nii. Kas ma nüüd lendan pikali ka või? Ei. Nii, ma sain nüüd hästi tugeva joaga lasta seda vett ja nüüd on üks täpselt sama, no mitte nii oluline osa, aga ikkagi väga oluline osa on see kokkurullimine, et see vesi sealt voolikust tuleks välja. Et nüüd peab hakkama neid ilusti rullima, et kui järgmine kord võtta, siis ei jääks neid takerdusi. Päästemehed juba ütlesid, et ma olen juba nii palju asju näinud, et kui üks suur tulekahi tuleb, siis ma võin appi tulla küll. No see on muidugi naljaga öeldud, sest et ega see ega nalja asi ei ole. Tuli on ikka ohtlik värk ja nüüd läheb siis koristamiseks. Pärast seda õppust me oleme ju sellest autost nii palju vett välja lasknud, et nüüd me võtame uue vee sinna autosse.
ikka nagu tõeline sokipea selle ilusa mütsiga. Ja nüüd saad proovida seda. Siin ka. Hingad praegu ja? Hingad. Üli raske on hingata. Kuidas on enesetunne? Väga kummaline. Kummaline? Ei ole hea olla. Kas mind on üldse kuulda? Paneme nagu koolikoti selga. Hüppa ja tõmba alla, kui hüppad. Ohjas pooled nii kinni. Ja siis... Nüüd ma ühendan sul selle ära. Nüüd hakkab. Ei ole hirmus, aga sa pead ise selle nagu lahti tõmbama. Hoia vähe hinge kinni ja ma ütlen, kui tõmba siis kõvasti hinge sisse. Nüüd tõmba hinge sisse. Kõvasti. Nüüd tuleb. Nüüd sa hingad seda. Palun õhku. Kiiver ka pähe vaata. Selle kiiver suureks vähe. See on väga hea mõnus õhk, eks ju? Värske ja... No, maitseline lõhn. Kiiver ka pähe. Ja pritsumehel peab ka mugava. Pane kiiver tõmba. Kuidas tunned? Tunnen ennast üli hästi. Pole tegelikult hullu midagi, eks ju? Turvaline. See on nagu mingi selle Robocopi hääl või? Ja kui ma olen suitsuses toas, siis ma pean seda vaatama. Ja kui siit läheb punase peale, siis ma pean hakkama tulema sealt toast välja. Siis on jama. Väga-väga põnev. See on mu lemmiküritus praegu. Selline asi siis pannakse inimesele, kes on tule sees. Et siis ma ühendan selle midagi enda ballooniga. Ja nüüd saab minu päästetav, saab seda sama õhku hinnata. Mina ja mu päästetav. Nii ma olen valmis. Olid sina tulite ka? Nüüd on mul ülesanne kustutada ära elav lõke. Väga karm. Nüüd, kus mu treeningpäev on läbi, siis me teeme veel õhtuks ühe kodukülastuse ja selleks kodukülastuseks on minu enda kodu. Ehk siis me vaatame, kas see, mis ma seal nagu kõik korda panin, kas see peab ka paika või peab seal midagi veel nagu sättima, et mu kodu oleks tuleohutu. Korstna indeks on 5 või? Korstna indeks on 5 praegu. Meil tehakse uuringut. No nii. Nüüd tullakse ka tuppa. Juba vaadati uuest, kas kuur on korras, kas korsten on visuaalselt okei. Nüüd tullakse siis tuppa. Vaatame kõigepealt neid elektrijuhtmeid ja siis arukarpidel on ilusti kattad peal, et tavaliselt osadel pole isegi neid peale pandud. Et siin tundub, et elektrisüsteem on nagu vahetatud. Siin on küttekoone ilusti ja lekk on ees, lekk peab olema. Suitsuandar isegi täitsa olemas, väga meeldib. Oled sa ise seda proovinud testida ka, oskas sa testida, on sind juhendatud kuidagi? Ma tean, et peab hoidma seda testnuppu peal. Jah, väga õige. Minu päev on nüüd saadetud õhtusse. Ma pean ütlema, ma olin alguses väga närvis. Ma ei teadnud, mis mind ees ootab.
kõik need suured skafandrid ja kõik need asjad, kõik mida seal teha tuleb, tuli on ju nii ohtlik, nii kuum, värki-särki on ja ma pean ütlema, tõesti see pingutus ja kõik see möll seal tasus end nii ära, mul oli tõesti parim päev, see oli nagu parim ülesanne, see oli nii põnev minu jaoks ja ma sain nagu ennast proovile panna ja ma olen väga palju targem, ma pean ütlema, selle tule osa suhtes. Meie muidugi enda majas oleme üli ettevaatlikud tulega, mina olen kuidagi eriti paranoiniline, et kõik andurid, kõik kustutid, kõik kohad peavad olema nagu korras, et kuskilt mingit leeki ei tule. Et seetõttu meil kõige lõpus see kodukülastus oli veel eriti nagu me saime sellest nagu väga hästi läbi ja mis ma pean ütlema, et tegelikult päästjaid lasta endal koju kutsuda ja nad vaatavad kõik ilusti üle ja ma arvan, see on väga positiivne ja midagi siin kartma ei pea, et keegi trahvi teeb või midagi, kui midagi valesti on, et kindlasti antakse võimalus ju ennast ja enda kodu nagu parandada, et see oleks ikkagi tuleohutu, et mulle jäi nagu kõigest sellest hästi hea mulje. Ja ma sain siukse lehekese ka, ma saan veel emale õhtul näidata kõik, mis peab õigesti tegema, mida siis ma veel ei tea, kuidas meil selle korstna pühkimisega on, et millal seda tehti. Igatahes, ma loodan, et sulle meeldis see video. Vaata, et ka sinu kodu oleks tuleohutu, sest et talvisel ajal, kui on veel kütmised ja siuksed värgid ja küünalde põletamised, siis ole ettevaatlik, sest tuli võib minna väga kiiresti, väga suureks. Ja parem ikka hoida enda pere ja kodu turvalisena. Okei, siis me ootame järgmist ülesannet. Ma ei kujuta ette, mis saab veel karmim olla nagu. Kuhu veel edasi, et oleks aina lahedam ülesanne. Aga ma loodan, et sa pead see 30 päeva vastu, see on kuu aeg, ma tean, et nende videote vahe on pikk, aga pea vastu nagu, ma arvan, seda tasub oodata. Ja siis ma ootan järgmist ülesannet. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab, kommenteeri alla ka, kas sinu tuba ja kodu on tuleohutu ja kas sa kutsuksid enda juurde päästjaid kontrollima. Ole tubli, stay chill, stay fab ja tšau!